Aga hakkame peale. Tere õhtust, kes nüüd saabusid ekskursiooniga. Tere õhtust taas, kes on juba kohal. Täna on siis taas aeg harutada ja suur rõõm, et tänane harutus toimub koostöös Tallinna Sadamaga. Ja mis on selles mõttes hästi tore, et esiteks saab kokku see idee, miks me nüüd juba mõned aastad tagasi harutuse sarja algatasime, et teha tõesti koostööd erinevate organisatsioonidega ja erinevaid teemasid siis koos lahendada. Ja teine nagu tore aspekt selle juures on see, et kuna tänane harutus kannab pealkirja Kas merejoon kuulub kogukonnale ja kuna meil on üleval hetkel avatud näitus Tallinna olümpiaehitusest ja seal tulevad samuti needsamad küsimused, et Tallinn on justkui merelinn, aga kas ta siis ka tõesti on, et kui palju meil linlastel on võimalik mere ääres päriselt sellist aktiivset vaba aja elu elada, vaba aja tegevusi teha või on see pigem ikkagi selline suletud eraala. Ja seetõttu on tore, et need kaks sellist koostöö asja on kokku saanud. Ja harutuse sari on siis selline, kus erinevate taustadega eksperdid teemat lahendavad, arutavad, aga kõik publikus on oodatud oma mõtteid ka jagama, et tehke seda julgelt ja küsige, arvake kaasa, et see ongi just see koht. Mis siis tutvustan teile tänaseid vestlejaid. Et kõigepealt on meil Tallinna abilinnapea ja ise kogukondadega väga pikalt tegelenud Madle Lippus. Siis on meil urbanist, planeerija ja logisaunast kütja. Logisaun asub siis samuti seal piirkonnas, mis täna on teemaks. Regina Viljasaar-Frentsel. Meil on arhitekt Ülar Mark. Siis on Tallinna Sadama kinnisvara valdkonna juht Piret Üts ja vestlust modereerib Tallinna Sadamast Reti Meema. Ja vaatame tunnikene, aga tõesti andke endast märku. Ütlen ka seda, et täname väga Kultuurkapitali, et me seda sarja toetavad ja advokaadibüroo Raski, et saame siin neid demokraatlikke harutusi pidada. Aga palun, annangi mikrofoni või võta oma mikrofon, aga Reti, sulle sõna. Ja tere ka minu poolt, nagu öeldud, mina Reti ja üritan siis kuidagi seda vestlust siin joonel hoida, et mul on ka mõned märkmed, et natuke liiga laiali ei valguks. Et tänane teema on siis küll meil kaardistatud, et kas rannajoon kuulub kogukonnale, aga tegelikult ma arvan, et ärme sinna päris kinni jää, et võib-olla vaatame seda laiemalt, et kellele see rannajoon siis kuulub. Et alguses küsiti ka, et kes on siis täna oponent ja et kuidas need rollid on siin jaotatud, et võib-olla oleme nagu hästi avatud ja katsume kõik positiivsed olla ja tõesti konstruktiivsed. Et nagu te teate, eestlaste jaoks on meri läbi aegade olnud väga oluline. Oleme sellest laule loonud, oleme kunsti loonud, raamatuid kirjutanud ja ma arvan, me kõik teame ütlust, et mereõhk teeb vabaks ja sellest siis tulenevalt ma arvan, et me teame ka seda negatiivset tunnet, et kui see vabadus meilt on ära võetud, et on ju ka lähiminevikus meil näiteid, kus võib-olla arendaja, siis on, kas ei ole kaasanud kogukonda või on seda teinud liiga hilises etapis, et see vabadus justkui on nagu riivatud või ära võetud ja tekkinud on siuke negatiivne emotsioon. Ja täiesti arusaadavad igasugused muudatused, nendega kaasneb selline teatud vastuseis, et nagu me praegu teame ju Pelguranna trammiliiniga seoses ja reiditeed veel mäletame väga hästi. Aga et see, millega me siis tahame tegeleda, ongi see, et kuidas siis tänapäeval kõiki neid muudatusi paremini kommunikeerida, kas me oleme minevikust õppinud ja kuidas siis seda kogukonda tõesti avalikkust paremini kaasata, et kõik tunnevad, et neil on nagu sõna antud ja sellest me täna siis räägimegi. Ja võib-olla siuke soojendusküsimus on siis, et kui me räägime mereäärsetest arendustest, et kes võiks see sihtrühm olla ja kas me peame üldse seda sihtrühma nagu niimoodi kaardistama, et kas kõik on justkui kõigile või peaksime me suunama, kui me räägime ka kaasamisest, mingid konkreetseid sihtrühmasi, et ka meil tulevikus oleks võib-olla lihtsam oma tegevusi suunata ja me võime nagu järjest täitsa minna või kes tunneb esimesena võib-olla, et teda kõnetab see teema, et siis võib vastata. Piret vist ei erutu selle teema peale. Läheme siis edasi.
Ma jäin ka sellele küsimusele vastamise kätte. No võib vabalt minna siis. Aga ma võin rääkida, võib ikka. Mul tekkis selle koha peal lihtsalt selles mõttes pidur või et seal ei ole ju kogukonda tegelikult või ainult kogukond, ma ütleks, on naine, kes kütab sauna. Et ülejäänud kõik asuvad ikka väga kaugel, et nagu selles mõttes rääkida, kui me võtame nagu seal kuskilt kõik selle tühermaa ja sellest me ju räägime, et kõik see muutub millekski. Et seal minu arust ei saa nende tavaliste võtetega läheneda nagu Tallinnas kuskil, et on mingisugune Kalamaja kogukond ja mingisugune Uue Maailma kogukond ja siis on Vanalinna kogukond ja siis need ei ole seal kogukonda, et seal peavad olema mingisugused ideed. Ja see ongi küsimus, et siis hoopis milleski muus on asi kui kogukonnas. Need naabrid, kes räägivad, need on ikka nii kaugel, et nad nagu ei saa öelda, et ma tahan sinna seda asja saada. Et see on nagu sama nagu Kalamajas öeldakse, et ma tahaksin saada Ülemistesse. Seal otsas jah, aga kui me võtame siin Reidi tee äärelt sinna sügavusse minnes kuhugi, jah, inimesi, kes elab kuskil lähedal. Ma korraks ütlen vahemärkuse lihtsalt korralduslikult. Kui publikust räägite, siis ma annaks teile hea meelega mikrofoni, et siis salvestus on terviklik. Nii, aga palun, jätkake. Lihtsalt nagu oma kogemusest ma tegelikult publikust Tuuli kommentaari väga toetan. Logisauna pidajatele me veedame umbes, ma ei tea, 10-11 tundi seal iga päev on ju koha peale kõik ette valmistada, et see jookseks. Ja nagu see tõeline elurikkus, mis me seal näeme, seal kalda peal, kui ma püüan seda kirjeldada, et kõigepealt on ju mere peal on seal mingid sõjalaevad, liinilaevad, kruiisilaevad ja nii edasi. Õhus on droonid, helikopter, paraplaan, jälle nii edasi, siis vee all, meil on see mingi oma tuuker, kes seal käib aega, et siuke pimedas on väike mingi latern näha, nagu vee all liigub ringi vaikselt. Maa peal on ju kõik need saunapidajad, jalutajad, mingi fashion shoot, kadunukese tuhamerre puistamine, Päästeamet mingi testib oma seda kõige uuemat autot seal, seda pahupritsimist kuidagi, kas ikka töötab ja kas lendab vette ja kuidas suure kaarega. Ühesõnaga, et seal mingi huvipõhine kogukond või kogukondlased või inimesed, huvilised on totaalselt olemas. Väga-väga laia diapasooniga. Ma ütleks, et see, kui me nagu väärtustame Eesti maastikus neid pärandniite, et väga sulle elurikkus, siis minu meelest see Sadamala on see linna pärandniit tegelikult. Mingi tohutu pool inimtekkeline, pool looduslik tegutsemine käimas kogu aeg. Tohib loodusliku elurikkuse poolt lisada, et minu hobi on linnavolikogu kliima- ja keskkonnakomisjon ja mina nüüd lisakski, et te kasutasite sõna elurikkus, siis number 1 ongi see, et tegelikult seal on hästi palju loomi ja linde, keda te veel jätsite nimetamata, aga võib-olla tahtsite nimetada. Et sinna ju tulevad isegi koprad kaldale, et seal tuleb väga ettevaatlik olla, et jätaks neile põõsastikud, sest tegelikult koos saunaga, mis osutus ju suhteliselt priskeks, inimestele küll tore, aga sealt tuli ju ära viia mingisuguseid kaitsealuseid taimi, orhideesid, kui te olete. Ja me nägime kaarte, kus tuli ümber asustada, siis ei asustatugi, siis nad hävisid, sest tegelikult olid seal isegi orhideed selle koha peal kasvasid. Nad on ja kasvavad edasi seal, nad ei jäänud sauna alla, aga ma selles mõttes nõustun. Et inimesed peavad seal kindlasti seda päris elurikkust ka arvestama, sest nemad olid seal tegelikult enne meid. Et minu ülesanne on sellele tähelepanu juhtida, aitäh. Lihtsalt kiirelt vastates enne, kui teised saavad ka sõna, et täiesti nõus, sest seal alal on nii nirk, jänes küll elanud seda talve üle ja rebane toimetanud, linnud, loomad, lilled on ju kõik, orhideed, käpalised. Aga kui põõsatsed likvideeritakse, siis seal enam ööbikuid ei ole, nii et selle kevadel me ei tea, mis seal juhtub. Lihtsalt ütlen, et nagu vähemalt minul isiklikult ei ka tunne, et meid sellel asukohal kindlasti vaja ei olnud, et see Metsasalu sai seal väga hästi ise hakkama. Ja et siis edasi mõelda, et
inimlikule elurikkusele on see üks sihuke tugevdus juurde, laiendab veel seda diapasooni, loodusele nagu vastupidi, et võib-olla mingid leevendusmeetmed siis võimalikud. Aga veel kogukonna vaadet. Sellest algusest on nii palju möödas, ma täpsustan, et see küsimus oli, et kes või mis on selle piirkonna kogukond ja kuidas seda sinna luua. Ja me räägime konkreetsemalt siis ma mõtlen, kui ma mõtlen terve mereääre peale, mitte ainult selle nagu kitsa ala peale, mis siis puudutab konkreetselt Tallinna Sadamat, on ju, aga mereääre avamise küsimus on meil ju laiemalt. Ja ma arvan, et mereääres või on selge, et mereääre need inimesed ühesõnaga, kes elavad mere ääres ja mere lähedal, need väga suures osas Tallinnas on muutumas. Seetõttu, et Põhja-Tallinn, kui vaadata ka seda, et kui palju seal toimub, kui aktiivne on seal planeerimistegevus, siis tõesti need inimesed seal muu hulgas on vahetumas. Ja mis linna huvi, kui me vaatame siis kogu seda mere äärt, on see, et seal oleks ja me linnas ka viimasel ajal aina rohkem ja varsti aina rohkem veel hakkame rääkima, siis loomulikult ka looduslik mitmekesisus on väga oluline ja sellega ka nii palju kui võimalik, kuigi arvestades ka inimasustust mere ääre kontekstis arvestatakse, on siis ka mitmekesine eluase. Ehk et ka mereäärde, kui me vaatame uusarenduste hindu, mereäärsed korterid on üldiselt üpris kallid. Kõige kallimad, mida meil on võimalik Eestis ilmselt osta. Et oluline, meil ei ole veel lahendusi, aga see on teema, millega peab tegelikult terve Tallinna kontekstis tegelema, et kuidas üleüldse ka nendes kiiresti arenevates piirkondades siiski kuidagi eluase oleks ka erinevat tüüpi perekondadele, aga ka erineva sissetulekuga inimestele mingil moel siis kättesaadav. Jah, ma mõtlesin kogukonda, ma endiselt arvan, et seal ei ole praegu selles mõttes kogukonda, mis saab olema selle 25 aasta pärast. Me planeerime, loome sinna tegelikult kogukonda, aga need, keda sa kirjeldasid, need on seal praegu. Ilmselgelt mingid tegevused sealt peavad lahkuma, kui see olukord muutub. Et see on nagu disaini küsimus, aga täpselt selleni jõudsin mina ka, mida sa ütlesid, et see mereäär, kui sa võtad nagu selle mereääre nüüd pikemalt, kes seal on, siis ma jätaks välja need lihtsalt jalgrattad ja loomulikult peavad jalutada saama mereääres, peab saama, aga kes see ikka selle kogukonna küsimuse juurde, siis mis mind kõige rohkem häirib, ongi see sama küsimus, et kogu aeg mööda rannikut elavad rikkad, järgmisena elavad natuke vaesemad ja siis need veel vaesemad on kuskil veel tagapool. Et kas on võimalik pöörata, see on ainus tühi koht praktiliselt selline, kus saab toimuda teadvustatud areng kesklinnas, et kas saab seda pöörata nii, et see triip ei ole mitte niipidi, vaid need triibud on nagu niipidi risti rannikuga, et siin on nagu vastu mere piiri jooksevad erinevad elamise ja tegevuse kihid. Et nagu lihtsalt 90, ma paneks projekti nimeks 90 kraadi. Et kui see kõik praegu kipub niimoodi minema, eks. Et see on minu arust see kogukonna teema, et mis peaks, et iga kogukond peaks sinna nagu oma selle tsooni, sissesõidu tsooni saama. Väga hea on jah niimoodi sadama poolt ka kuulda kõigepealt sellist peegeldust sadama asumi mõistes ka, et kui meie Tallinna Sadamas märtsis nüüd mõtlesime ja algatasime selle koostöö, et me soovime sellist sadama kogukonda kõnetada, ega me ka täpselt ei teadnud, kes see on. Me vaatasime siis sadama asumid kui piirkonda füüsiliselt ja mõtlesime, et kas see pakub huvi või ei paku huvi. Välja tuli, et see pakub huvi, mis on tegelikult tore, et selline areng on paeluv ja tõenäoliselt päris laiale grupile inimestest, et see tõesti ei puuduta ainult neid, kes elavad mere ääres. Et ma siia tegelikult tahaksin tuua selle teise mõõtme, et oluline on seesama tänavavõrgustik, millest juba jutt oli, et kui nüüd seda linna rohkem merele avada, siis nagu niimoodi inimene jõuabki tunnetuslikult mere äärde läbi ühenduste, tänavate, avaliku ruumi, roheluse.
me ju tegelikult praegusel hetkel on sadamas ka eelkõige tühermaa, et ei ole sellist mõnusat liikumise ruumi, käies iga päev ise juba viimased 8 aastat kontoris, et noh, see tunnetus on igapäevane, et tegelikult võiks see ruum olla palju parem ja väga hea meel, et see kõnetab ka paljusid teist. Noh, küsimus jääb, et kes see on, kes sinna mere äärde saaks hästi jõuda mööda seda tänavavõrgustikku. Et minu jaoks see sihtgrupi küsimus jääb ikka õhku ja arvestades, et mingi statistika järgi Tallinn on Euroopa kõige segregeerunum pealinn, siis noh, me peame sellele mõtlema ja minu meelest iga arendus peaks seda kuidagi ka oma südame asjaks võtma. Ma ei tea, isegi ütleks, et võib-olla see esmane sihtgrupp on need, kes ei joo Noblessneris Aperooli. Sest noh, need kohad on juba olemas mere ääres ja muidugi neid saab ka igale poole mujal teha ja see on see tore ja ilus, mis välja paistab, aga noh, nagu pidades meeles, et see on ikkagi üks kitsas nišš ja siis ongi see küsimuse koht, aga mis need ülejäänud tegevused siis on, mis võib-olla päästeauto pesemine ei saa seal jätkuda, on ju, aga mis need ülejäänud tegevused on, mis ei ole lihtsalt see kokteili joomine, on ju. Jah, et siin ma saan aru, et ma ei saa tegelikult neid mütse vahetada, et ma ei saa olla või noh, ma igal juhul räägin kui abilinnapea, aga noh, siiski korra selle mütsi peast ära võttes ütleks ma, et selliste tühermaade olemasolu ja noh, ma tegelikult ei taha siin pikemalt käsitleda linnahalli teemat, aga seda linnahalli tüüpi koht on teatud sihtrühmale äärmiselt oluline, et ta seal piirkonnas olemas on. Ja just nimelt sellisele nagu mu enda laps lihtsalt, kes on 12-aastane, käib regulaarselt linnahalli peal hängimas. Ja just nimelt see ruum, see maastik, see tunne, mis seal on, need inimesed, kellega ta seal kohtub ja ta kohtub seal enda vanustega väga palju. Et tegemist ei ole mingi kriminogeense kandiga, vaid tegemist on väga tegelikult ikkagi kesklinliku kandiga. Tõesti mitte siis nende aperolijoojate seisukohast, aga väga paljude teiste ühiskonna mõttes väga oluliste sihtrühmade jaoks, mida on noored, kellele me sageli paneme pahaks, et miks nad käivad kaubanduskeskustes, põhjus on selle, et neil pole mitte kuskil mujal käia. Ja tegelikult on fakt see, et kui me kaotame ära ka sellised nagu linnahalli laadsed kohad, mis tõttu linna jaoks linnahalli kant on väärtuslik ka selles osas, et ta peab jääma avalikku kasutusse. Et selles mõttes selliste piirkondade ja sellise kasutuse mingil moel hoidmine, tegelikult ma ei oska öelda hetkel, kuidas linnas saaks olla võimalik, aga ta tegelikult peab olema võimalik, sest ka sellised ruumid kogu siis linna, ka mere ääre perspektiivis, ma arvan, et on väga olulised ja mitte ainult mere ääre, vaid siin me jõuame tegelikult laiemalt siis linnaruumi üldse puudutava ja ma arvan, et selles osas mere äär mingit pidi nagu ei erine muu linnaruumi lahendustest või käsitlustest, et võib-olla kui rääkida ka sellest kogukonnast, et keda me siia ootame või millist ruumi me tahaksime teha või mis see võiks olla, siis mulle tundub, et see vastus on see sama, mis ta tegelikult oleks igal pool mujal. Ehk et me tegelikult tahaksime erinevat tüüpi ruume, mis on kutsuvad erinevatele inimestele. Kui ma mõtlen selle peale, et kes on need sihtrühmad, kellel minu arust linnas pole praegu kuskile väga minna, need jah, on, ma arvan, lapsed, need on vanurid, need on vähem teenivad inimesed, sellepärast, et enamik Tallinna ruumi või ja on aina enam nagu kommertsialiseerumas. Et kus siin see tasakaal leida ja kuidas, see on küsimus, millele tegelikult me peame leidma vastuse ka kesklinnas ja ma ütlen, et tegelikult meil praegu neid häid vastuseid siin veel ei ole. Miks sa ei saa seda vastust öelda abilinnapea mütsi alt, et pool metsikuid ruume ja ma saan, mul ei ole lihtsalt, siis ma peaks pakkuma mingisugune lahenduse. Mulle tundub, et siis ma peaksin ütlema seda, et ja selleks me teeme nüüd seda. Mul ei ole veel seda, mis ma ütlen, et me teeme seda. Tobe on sinna, mina abilinnapeana ütlen, et meil on probleem. So what on ju, lahenda ära, kui probleem on. Et ma ei oska veel seda öelda, aga täna me just siis tulime välja uudisega, et me hakkame tegema uut üldplaneeringut Tallinnale
õigemini meie vanad üldplaneeringud siis katsetades vastu siis või nii-öelda vaadates neid vastu, kõrvutades neid siis olemasoleva arengustrateegiaga, nad lihtsalt, nad on juriidiliselt pädevad, aga nad lihtsalt ei vasta nendele eesmärkidele, mida me tahame saavutada linnana. Et ma arvan just selliste eriilmelise avaliku ruumi loomine ja mida see eriilmelisus seal tähendab, muuhulgas peab olema ka selle üldplaneeringu ülesanne. Kas tohib, Madle? Et meil on selline mõiste nagu vaiksed alad, et kas see, millega sa juttu alustasid, mõnes mõttes see klapib sellega, sest ega ka need, sa ütled hängivad, aga selle hängimisega ei pruugi ka mingit suuremat lärmi olla ja need lapsed või vanemad inimesed, nemad tulevad ju ka seda rahu ja vaikust, seda looduslikku helikeskkonda nautima. Et minu meelest on meil mõiste strateegiates ja kuskil vaiksed alad, et kui sa meenutad, et mida siis selle all mõeldakse, need vaiksed alad on ju linnas ette nähtud ja tegelikult nad on need välja kujunenud, meie ei saa neid projekteerida või välja mõelda ja panna neid kuskile, nii nagu me ei saa loomade liikumisradasid tõsta ja elupaikasid. Et mõnes mõttes need on välja kujunenud alad ja võib-olla see linnahalli ümbrus ongi see ka üks neist, ma mõtlen. Jah, nagu ma enne ütlesin, et mul ei ole neid vastuseid veel, et ma selles mõttes kesklinna puhul usun, et kesklinn peab, oma olemuslikult peab olema tihe. Ehk et selleks, et kesklinn toimiks kesklinnana, meil on siin vaja inimesi, tegevusi, need tegevused võivad toimuda erinevat tüüpi ruumides. Need ruumid võivad olla tühermaalised, aga see, et see inimeste kontsentratsioon on siin tegelikult vajalik, et nende nii-öelda, ma ise tunnistan ausalt, ma ei tea, kas meil on strateegias vaikuse alad sees. Vaiksed alad, võib-olla nad seal on. Ja need loodusliku elurikkusega, meil praegu on moodustamisel paar kohaliku kaitseala, need on küll Astangul ja Kakumäel ja seal need kindlasti on väga olulised. Kesklinnas, kesklinnas on tal väga hästi. Jah. Et kesklinnas on tal väga hästi, et ja kui ta tahab vaikust, siis ta saab minna kuskile, kus on vaikne, et ma arvan, et kesklinna puhul just see linnaline tihedus on väga oluline karakteristik, mida me ka linna arendamisel peame olulisena silmas pidama. Need lapsed siis ikkagi seal linnahalli juures otsivad ja neil seal tore on? 11. No siis nad võivad väga lärmakas keskkonnas ikkagi ka olla ja siis pole vahet, kui nad on kaubanduskeskuses. Et ma mõtlen seda, siin on väike vastuolu. Aga aitäh teile, mul on tunne, me jõudsime päris heasse kohta, et ma eile ise käisin ka eksperimentaalsel hetkel täpselt siis algusega Noblessnerist ja lõppsihtpunkt oli siis Tallinna Tähtede väljak ja käisin täpselt need kohad läbi, Iglupark, Patarei, Kalaranna, Logisau ja mis ma ütlen lõppkokkuvõttes, mida ma nautisin, oligi see mitmekesisus, täpselt kuhu me praegu jõudsime, et ma oleks väga kurb, kui ma oleks näinud terve selle teekonna jooksul ühetaolisi kohti. Et on tõesti tore, et kui need on erinevatele inimestele. Aga me ei ole tegelikult täna rääkinud, et miks üldse Tallinna Sadam siin täna on, et miks me räägime nendest teemadest. Et paljud võib-olla käisid ekskursioonil juba, mis oli enne seda arutelu, aga võib-olla olete lugenud ka, et Tallinna Sadam on siis astumas ju esimesi samme pikaajalise siis kinnisvara arenduse suunas ja meie arenduse eesmärgiks on siis kujundada Vanasadama alast mitmekülgne uudne külalislahke linnaruum. Ja selle eesmärk on siis tõesti muuta see südalinna vahetusläheduses asuv endine suletud sadama territoorium. Ja praegu see tühermaa, mis on tegelikult ju päris suur, kui me räägime sellest territooriumist, siis linna inimsõbralikuks ja et see oleks ühendatud seal sadama funktsioonid, aga samas oleks tore ka siis kõikidele elanikele, Tallinna elanikele, turistidele ja ühesõnaga selleks me siin täna tegelikult oleme, et koguda ideid ja teie tunneksite, et oleksite ka juba kaasatud alguses, mitte kuskil lõppetappides, et see oleks siuke nagu kunstlik. Ja hiljuti alustatud see Sadamasumi koostöö, millest just Piret ka rääkis, et see näitas, et see valmisolek ja huvi siis dialoogiks on inimestel on väga suur, aga tundus, et see nagu jääb natukene kitsaks, et seda ainult Sadamasumi inimestega nagu siis seda dialoogi teha.
et tegelikult ju see turvaline keskkond ja hea ruum on ju iga eestlase tegelikult, ma arvan, soov, et kui me räägime Tallinna Sadam, et see võiks kõnetada mitte ainult Tallinnast, vaid ka kõiki eestlaseid. Ja see on see, miks me täna siin oleme. Ja minu järgmine küsimus võib-olla on seotud sellega, et me kõik oleme kuulnud Tallinna kui merelinna visioonist aastaid ja endiselt kõik see on olemas. Meil on meri, meil on visioon ja on väga palju arendajaid, kes tegelikult on näitanud üles huvi, et siis seda visiooni ellu viia. Aga tundub, et kuigi me teame, et kõige selle planeerimise, kõige keskel peaks olema inimene, siis kuidagi me ometi oleme jõudnud olukorda, et see bürokraatia pisut nagu takistab seda normaalses tempos arengut. Ehk siis seda bürokraatiat, asjaajamist ja õiguslikke toiminguid on tegelikult nii palju tekitatud, et kohati on raske seda ressurssi jagada, et jääks siis hästi palju energiat veel üle avalikuks dialoogiks. Et mis te arvate, et kas bürokraatia meie ühiskonnas üldiselt on selline probleem või kuidas see olukord on tekkinud ja kuidas siis arendajad peaksid kainet mõistust hoidma, et kui need on natuke nagu ära kurnatud, et mitte siis oma esialgsetest eesmärkidest võõranduda selle pika aja jooksul. Et kuidas te leiate, kas see Tallinna avamine siis on toimunud piisavas tempos, saaks seda kuidagi kiirendada või võite lähtuda oma professioonist või ka lihtsalt kui linnakodanik vastate. Ja võib-olla Madlen on eraldi veel üks küsimus, et riik on ju hakanud hästi intensiivselt seda bürokraatia vähendamist siis sellega tegelema, et kas Tallinna linn on täpselt sama suuna võtnud? Kas ma võin sellele kohe vastata, siis me saame selle nagu maha. Siin on mul selles mõttes hea öelda, et Tallinna linn on riigist ammu ees. Selles mõttes, et riik on hakanud rääkima nüüd, et võiks seda bürokraatiat vähendada. Meie oleme 2 aastat juba seda bürokraatiat või isegi pikemalt seda bürokraatiat tegelikult vähendanud. Et ma arvan, et tegelikult, või siin võite vastu vaielda, ma arvan, et see bürokraatia teid ülemäära ei huvita. Aga ma siiski korraks ütlen, et mida see tähendab, et tõesti aastaid on siis Tallinnas detailplaneeringute menetlus võtnud väga kaua aega. Need põhjused on väga erinevad. Ei ole ilmtingimata pahatahtlikud, aga tõesti on igasugused protsesse üksteise otsa kuhjatud ja välja on kujunenud praktikad, mis on väga lohisevad. Ja me oleme jõudumööda nüüd, või tähendab, mis jõudumööda, me oleme väga intensiivselt tegelenud sellega, et seda bürokraatiat seal vähendada. Lisaks siis sellele, et me oleme töökorraldust ümber teinud, selles mõttes osakondi ümber organiseerinud, kooskõlastusringe vähemaks võtnud, kooskõlastavaid osapooli vähendanud, siis viimaste sammudena oleme me muuhulgas ära kaotanud detailplaneeringu algatamise linnavalitsuse otsusena, mis võimaldab meil siis see on tõesti siin, ma arvan, 3 nädalat või kuu aega vana otsus, mis võimaldab meil siis, kui seni siis algatamiseni liiguti kuskil 900–700 päevaga või 700–900 oli siis statistiline keskmine, siis nüüd meie eeldus on, et me saamegi seda päriselt 30 päevaga tegema hakata. Ehk et terve hulk selliseid, ja neid näiteid on veel ja veel, kuidas siis tõesti nende menetlusetappidega ja seesama üldplaneeringu koostamine, selle eesmärk on siis see, et meil ei oleks nii-öelda vastuolulisi dokumente, nagu meil praegu on, et ametnik peabki siis ja selles mõttes, et ega ametnik ei tee seda ka alati nii-öelda ametlikku eesmärk ei ole siis menetleda midagi hästi kaua. See on ka ametnikule tegelikult koormav, ebamugav, halb. Ametnik soovib samamoodi nagu arendaja, nagu igasugune inimene, kes teeb oma tööd, jõuda mingisuguse tulemuseni ja siis selle hea tulemuse nagu üle rõõmu tunda. Aastate jooksul on linnas muuhulgas välja kujunenud olukord, kus näiteks meie üldplaneeringud ei vasta siis meie arengu eesmärkidele, mis on meil sõnastatud arengukavas. Ehk ta peab väga palju erinevaid dokumente, nii-öelda ka vastuolusid seal, nagu, mis talle justkui on ülesandeks järgimiseks antud, ta peab neid vastuolusid seal tasandama. Ja miks see niimoodi on juhtunud, see on siis seetõttu, et aastakümneid on Tallinnas olnud lihtsalt väga ebakvaliteetne juhtimine. Keegi ei ole vaadanud seda, et kuidas inimesed saaksid võimalikult efektiivselt oma tööd teha. Ja ka see üldplaneeringu, siis miks teha uus üldplaneering, on üks asi see, et uuendada oma ruumilisi või nii-öelda uuendada ruumilist visiooni, aga teine põhjus loomulikult ka see, et me saaksime kiiremini ja operatiivsemalt menetleda. Ja et kogukonnad oleksid tegelikult kursis sellega, mis me teeme enne, kui me tegema hakkame. Sellepärast, et praegu üldplaneering
planeeringud sageli ei vasta tegelikult sellele, mis me tegema hakkame, sest see kõik on vananenud. Aga me oleme väga kiirelt ka nii-öelda tulemusteni jõudnud juba, näiteks selle aasta esimeses kvartalis menetlesime 4 korda rohkem detailplaneeringuid kui 2 aastat tagasi, ehk et need numbrid nagu, see ei mõjuta iga ühte detailplaneeringut, aga need numbrid nagu väga kiiresti liiguvad ülesse. Ja siin võib ka vaielda selle üle, et kas iga arendaja tegevuse kese on inimene. Ma arvan, et alati ei ole. Ma arvan, et väga sageli tegelikult ka arendajad ja isegi kui arendaja võib olla ka riigi aktsiaselts, nagu Tallinna Sadam tegelikult on ju, tegelikult tegemist on riigiga, et ka sellisel juhul ei pruugi alati olla aktsiaselts ikka, mis on aktsiaseltsi põhikirjaline eesmärk, teenida kasumit. Et ka siin tegelikult, mis on linna kui avaliku võimu ülesanne, on kaaluda erinevaid huve. Ja see on, mis on see nii-öelda peamine asi, mis võtab aega ja ma ütlen, et ka jääb aega võtma. Et millega me tegeleme, on siis see, et menetlusprotsessid võimalikult sujuvaks saada. Aga see, et me jääme diskuteerima ruumi kvaliteedi üle ja see, millist ruumi me tegelikult saada tahame ja ka avalikust kaasama sellesse, see osa jääb. Ehk et ja siin vaadates ka seda nii-öelda igapäevast praktikat, ma julgen ka väita, et tegelikult praegu väga palju vaidlusi toimub just nimelt selle üle. Ja seda see, et ametnik ei hakka kunagi menetlema asju niimoodi, et arendaja on õnnelik ja ainult nagu käsi rõõmus kokku lööb. Ja üldse ei soovi Madle kriitiline olla. Ma väga loodan, et kõik see ellu rakendub, millest jutt ka oli, et menetlus läheb kiiremaks ja tegelikult ju Sadamas meie oleme praeguseks hetkeks menetlenud detailplaneeringuid linnaga nüüd mõnda 9 aastat, mõnda 6 aastat ja me ise tunneme vajadust, et me sooviksime rohkem avalikkust kaasata. Lihtsalt need menetluslikud etapid, me veel ei ole sinna isegi jõudnud, et sellest ka see koostöö soov kohaliku kogukonnaga, naabritega, et kuidagi kiirendada siis sellist arvamuste küsimist, saamist, et see jääks ainult ametnike lauale. Ja siis ma muidugi ei saa nõustuda selle tõttu, et näiteks Sadama planeeringute puhul avalikkuse kaasamine toimus ka enne algatamist vist mitte, aga kohe peale algatamist on ju, et neid diskussioone saab pidada jooksvalt. Et ma selles mõttes nagu natukene lahutaks need 2 asja. Et üks asi on see, et kuidas me kommunikeerime seda, et millist ruumi ja millist sisu me soovime teha. Ja teine küsimus on siis see, et kuidas me selle menetluslikult ära lahendame. On ju. Ja siis kui me räägime seda, et kas menetlus on lihtne või keeruline, on ju, siis me võime jõuda siin selleni, et kas kaasrahastamise puhul peab kõiki projekte vaatama koos või neid peaks vaatama ka eraldi, on ju, kas meil on vaja see Excel ajada nagu 110 realiseks või me võiksime hoida seda 8 real. Ja need kõik küsimused tegelikult avalikkuse kaasamist ei puuduta. Ma tahtsin mulle tundub, et see võitlus ajaga ei ole see kõige olulisem küsimus üldse. Esiteks bürokraatia on väga vajalik asi, ma arvan, lihtsalt bürokraatia peab olema hästi toimetatud. Et ta kipub sõimusõnaks jääma, aga minu arust me ei võitle ajaga, vaid me võitleme tegelikult Tallinna tagamaadega selles mõttes, et nii kaua kui kogu Tallinna kesklinnas või Tallinna kesklinna kandis toimub ei ole ette valmistatud krunte selleks, et inimesed saaks sinna elama tulla ja ei ole ette valmistatud keskkonda, et inimesed tahaks sinna elama tulla, siis tegelikult liigub elanikkond Tallinnast välja. Ja minu arust see, me ei võitle Tallinna bürokraatliku ajaga, et kas on aasta varem või 2 aastat kiiremini, ma arvan, see on nii ja naa. Lõpuks 5. aastal ikka saab, aga oluline on see, et see keskkond oleks selline, et inimesed tahaks kesklinna elama tulla versus see, et nad lähevad Peetri asumisse kuhugi Tallinna ringtee taha. Ja mul lihtsalt on kogu aeg tiksub meeles Kopenhaageni kunagi, ma ei tea, see võis olla umbes 10 aastat tagasi Kopenhaagenis öeldi, et nad olid esimene linn maailmas, või esimene pealinn maailmas ilmselt oli selle nimi, kus lapse saanud pered ei läinud, või üle 50% neist ei läinud maal elama. Lihtsalt see keskkond oli nii hea, et nad jäid tegelikult ikkagi Kopenhaageni linna ka siis, kui neil on lapsi ja mitu. Et me võitleme tegelikult sellega, mitte see bürokraatia mõttes.
vabandust, et kui riiklikult vaadata, siis võiks öelda seda, et tuleks nagu kogu see ümberkaudne, kas Tallinnale ära osta ümberkaudsed vallad, mida Helsingi teeb, eks ole, neid tükke ostab. Meie siiski loodame riigiarhitektile. No nüüd saab kõik korda, nüüd seda muret ei ole, aga minu arust see on tegelikult selle tühjalt seisvate ja siin on 2 kommentaari, mis ma tahaks teha ja siis ma kohe annan Reginale sõna, et üks kommentaar on siis see, et just selleks, et ise saada paremini aru sellest keskkonnast, kus me toimetame ja millised on selle mõjud, kuigi meil on riigiarhitekt, kes lahendab kõik asjad ära, siis kohe-kohe või tegelikult on juba valmis, aga veel ei ole me tutvustanud seda, oleme siis läbi viinud kättesaadava eluaseme uuringu, mis näitab päris mitut huvitavat asja. Ja üks neist huvitavatest asjadest on see, et kui aastaid on olnud see, et on Tallinna tagamaale kolitud seetõttu, et seal on odavam, siis enam ei ole. Ehk et meil juba terve Tallinna regioon on tegelikult suurele osale Tallinna elanikest kättesaamatu. Ja teine huvitav asi on sealt see, et see elamufond, mis Tallinnasse on arendatud, ei toeta, ei võimaldagi peredel siin elamist seetõttu, et need arendatud korterid on liiga väikesed. Siis, kui see uuring saab valmis, sest saame põhjalikumalt rääkida, seal on väga palju tegelikult elamuehitust puudutavaid olulisi järeldusi ja ka väga selged viited senistele tegemata jätmistele, mida mingit otsapidi ongi, mis seal üle jääb, tuleb hakata paremaks tegema. aga mingit osa neist on väga keeruline tegelikult käppelt paremaks teha, aga Regina, palun. Tegelikult point oli sama, et ka see statistika on ju, et tavaline keskmise sissetulekuga pere ei saa Tallinnasse korterit enam osta ja nüüd ka enam mitte lähialadele, eks ju. Et see ei ole nagu vaba valik nii väga, kas nad elaksid kesklinnas, kui oleks pindu valida või võib-olla natuke linnast väljas rohkem, vaid et siin on ka palju sundust, miks kesklinnas ei elata. Ja ma lihtsalt tänan sind ka selle bürokraatia kaitsmise eest, sest kõigi oma rollidele lisaks olen ise ka bürokraat, muuhulgas Kliimaministeeriumi ehituse elukeskkonna osakonnas ning vahel häirib see bürokraatia halvaks panemine, sest täpselt nagu ka sa rääkisid, on ju, et see on see instrument, mis seisab ka avaliku huvi eest ja võib-olla ohutuse eest näiteks. Ja näiteks kas või see Kalaranna arenduse näide, 10 aasta tagused protsessid, kus kohalik kogukond ajas seda, et rand saaks säilida. Seal ikka see arendaja pool ise väga pidurtas protsesse. Seal käis kaasamine täistuuridel, sa isegi kohtus kaasutud. Võib-olla see kohtukeis oli küll selleks, et vähendada kaasumist kogukonna poolt, on ju. Aga lihtsalt päris mitu aastat, ma arvan, läks selle nahka, et just see kaasamise pool kehvaks jäi. Ja aitäh. Ja kuigi tavaliselt on vist kombeks, et peale arutelu antakse siis publikule võimalus küsida küsimusi, siis täna ma teeks teistmoodi, et kas äkki publikul on mõni küsimus tekkinud, et tempot hoida, et ei jää lõpuossa. Ja? Üks hetk. Küsiksin Tallinna Sadamalt, et siin oli jutuks, et kaasamise eesmärgiks saab olema koguda ideid, aga kas praegu on nullseis või on teil juba mingid ideed olemas, sest ega nüüd tavalisel inimesel väga häid selliseid arhitektuuri ideid võib-olla varrukas kohe ei tule. Aitäh. Ja, aitäh küsimuse eest. Et praegusel hetkel pigem ongi meie fookus läinud planeerimisele selles osas, et saada siis koos linna arhitektidega struktuur paika, kuidas on tänavavõrgustik, kuidas on rohealad, promenaadid, hoonestusalad ja nüüd tegelikult me ise tunneme, et me olemegi sellises etapis, et me räägiksime rohkem kaasamise mõistes ka sisust.
mis sinna siis tegelikult tuleb. Et tõesti me oleme jõudnud linnaga selleni, et me räägime krundist põhikooli jaoks, me räägime munitsipaallasteaia asukohast, et ütleme sellised elemendid paika panna. Aga just see, et mida siis tegelikult veel sisu mõistes hoonestuse puhul, kui me räägime siis hoonestuse tihendamisest, aga mitte liiga tihedast hoonestusest sadamalal, et mis see sisu tegelikult oleks kohaliku elaniku jaoks, sest reisijad käivad ju meil nagunii. Hetkel nad lihtsalt läbivad selle tühermaa ala, nii-öelda vaheala. Aga et kuidas kohalik inimene leiaks rohkem põhjust tulla sadamasse, mitte ainult laevale minna. Ja võib-olla need ideed, mida me ootame, ei ole ka nagu seotud konkreetselt arhitektuuriliste lahendustega, et need on ka tegevused, mida inimesed tahaksid sadama asumisse näha. Et selliseid ettepanekuid tegelikult mina saan ikkagi iga nädal mõne, et õnneks peale seda siis asumi algkohtumist. Mul tuli meelde üks ettepanek. Ma vaatasin enne siia tulekut, vaatasin kaarti ja mõtlesin, et tegelikult õigus, see loogika käis mul sedapidi, et küsimus, me räägime kõik mere äärest. Et see mere äär on väärtuslik ja siis tekib küsimus, et miks või mis defineerib seda või miks ta on väärtuslik. Ja siis ma jõudsin nagu mingite selliste punktini, et mere ääres kõndides on nagu vabaduse tunne või selline, et sa oled vaba. Nüüd on järgmine küsimus see, et jah, et me ei tohiks teha selliseid asju, et me vabaduse tunnetus kaoks näiteks. Püüaks defineerida, mis on see mere äär. Vabaduse kaotamine on see, kui sinna jääb nagu asfaltriba koos püramiidpuudega maja akende ja mere vahele. Sa ei tunne ennast enam seal vaba mereõhuna või kuidagi sellisena. Miks on see vabaduse tunne? On tegelikult see, et linnas olles, ükskõik kuhu suunas sa vaatad, ükskõik kui hea see on see disainitud. Või kui on disainitud, siis on see alati programmiga. See võib olla arendajaprogramm, see võib olla koduelanike kardinad, mis sind programmeerivad, ükskõik mis asjad või reklaamid kaasa arvatud. Et need kõik on mingi programmiga, et aga mere ääres olles vaatad sa merele ja seal puudub programm. Ehk see on nagu niisugune, ütleme, peaaegu et meditatiivne situatsiooni võimalus keset linna. Ja sealt võib arendada edasi seda mere ääre teemat. Ja siis ma hakkasin vaatama seda mere ja siis ma jõudsin selle mere piirini ja mõtlesin, et kus kohas see koht nüüd on. Ja siis meil on olemas mere ääre Piritalt tulles kogu see tee. Ja siis järsku avastasin, et metsa või looduslikku mere äärt on mõlemas suunas, pead minema 7 kilomeetrit enne kui sa jõuad. Ehk esimene looduslik mere äär on peale Pirita jõge, Pirita rand, ja teiselt poolt on Paljassaare siis peale Katariina kaid. Ja väike piisk on siis võib-olla Russalka juures, kus on mõned puud, aga see ei ole nii väga looduslik, seal on mõned puud ümber Russalka. Eriti populaarne ettepanek. Tallinna Sadam loobuks lihtsalt mõnest miljonist ja istutaks sinna männid. Või ükskõik, või äkki linn määrab ühele arendajale, et sina oma krundile ei saa midagi ehitada. Sest me otsustame, ja see on vastus ka muidu see rand, selle arutame pärast edasi, et kas see on lehtpuu või mänd. Aga tegelikult fakt on see, et kesklinnas aga kesklinnas ei ole 7 kilomeetrit. Et see on raske ülesanne sadamale, linnale, ma ei tea, kellele tahe. Ja ma täiesti nõus olen Ülar sinuga ja sellepärast ka mina väga hindan seda Loki-sauna Kasesalu. Et see on täiesti unikaalne, kui see vist asub Linnamaal. Et see on täiesti unikaalne koht Tallinnas. Aga võib-olla, mis mul lihtsalt selle kuna mul on tõesti pikk ajalugu erinevates kodanikuühendustes ja ka inimeste kaasamises erinevatesse ruumiprotsessidesse. Siis on selle aja jooksul, kui ma alustasin väga suure kaasamisentusiastina, siis selle 20 aasta tulemusel on minu kaasamisentusiasm oluliselt vähenenud. Ja vähenenud mitte sellel põhjusel, et ma arvaks, et inimesi ei peaks kaasama, aga ma arvan, et sageli seda tehakse valesti ja valedel hetkedel. Ja see, kuhu me siis viimane MTÜ, kus ma tegutsesin enne abilinnapeaks saamist, tegutsesime ühes MTÜs, mille nimi oli Elav tänav ja kus me tegelesime tänavate paremaks
paremaks kujundamisega, selles mõttes me ei ehitanud tänavaid, aga me katsetasime erinevaid protsesse, et kuidas me siis saaksime seda nii-öelda jõuda selleni, et tänavaruum lõpuks saaks just nimelt nagu erinevate huvidega paremini arvestavam. Ja noh, kõige loogilisem, kuhu me siis jõudsime, on mis ei ole ka mingi üllatus, on ju, kopeerisime tegelikult 90ndate aastate mingid Hollandi teenuse disaini protsessi, on ju, mis oligi mõeldud tänavate tegemiseks. Ehk et ja selle loogika on siis selles, et sa mitte ei küsi inimestelt, sa ei näita neile mingit pilti. Ei küsi, et kas teile meeldib või mida te siia veel joonistaksite. Vaid sa tegelikult uurid seda, et mida inimesed juba seal ruumis teevad, milliseid tegevusi üldse linnaruumis tehakse või milliseid funktsioone sa sinna tahad ja millist ruumi tegelikult selle jaoks tarvis on, natuke mida teevad ka arhitektid, on ju. Ja selle kaudu tegelikult juba kavandad seda ruumi. Ehk et see on ka põhjus, mis ma ütlen, et kui detailplaneering on tegelikult juba valmis või miks mina toetan väga palju rohkem planeeringute avalikustamist või tutvustamist ja neist rääkimist peale algatamist, mitte peale vastuvõtmist, on see, et peale vastuvõtmist tegelikult on tegemist valmis tootega. Ja siis tegelikult seal nagu kedagi kaasata, võid nipet-näpet, on ju, sa võid küsida, et ehitame ühtpidi kasti või teistpidi kasti, aga see, et kus sul on kastid ja kus sul on teed, see on põhimõtteliselt juba olemas. Et minu poolest võiks seda, kui tahta päriselt mõelda seda, et teeme siin midagi kogukonnaga, on ju, et siis tegelikult võiks seda väga palju rohkem ja varem alustada. Aga loomulikult on meil pädevad arhitektid, kes on terve hulga asju enne juba nii-öelda oma professioonist tulenevalt tervet hulka asju ka nagu teavad juba ette või nii-öelda oskavad ette näha. Ehk et küllap saab see ruum täitsa meeldiv ka ilma sellise väga nii-öelda ekspansiivse kaasamiseta. Ja selles osas oligi huvitav, et tegelikult peale detailplaneeringute algatamist toimuski eskiiside avalik arutelu ja avalikustamine. Aga kuidagi meile tundus, et see ei kõnetanud nii palju inimesi. Ehk siis ettepanekuid tuligi vähe ja aastaid... Ei oska midagi öelda. Just, mis on väga loomulik. Täpselt. Inimesed ei oskagi, nad oskavad öelda lihtsalt, et kui nad näevad pilti, siis nad oskavad öelda, mis neile ei meeldi. Aga ja seetõttu ongi palju nagu mõistlikum sageli ruumi kavandamisel mitte küsida neilt otse, et kas teile siis see ei meeldi, vaid vaadata, et mida nad selle ruumis teevad või mida me tahame, et nad selle ruumis tegema hakkaksid. Mida nad tahaksid seal teha, just. Miks nad sinna tulevad? Teabelevi. Inimesed ei kuule ka, nad oleks tahtnud osa võtta. Teabelevi. Ma olen jälginud nüüd 3 aastat, et kuidas väga palju selliseid kaasamisi, teoreetiliselt häid ongi loodud, sünnib, aga inimesed ei saa teavet. Et see, et kus nad siis peaks olema, kas plangu peal linnas jutumärkides või ainult internetis, siis osad on need, kes ei vaata Facebooki, osad ei vaata seda, teist. Ja et meil ei ole veel päris selge, kuidas me üldse saame teavet levitada. Et ma panen seda tähele. Tegelikult nad tahaksid. Ja mul on üks küsimus veel. Madle, palun ütle seda, et väga palju meie ja me, aga samas nimetasid, et õnneks ei pea nüüd detailplaneeringu algatamisel küsima linnavalitsuse otsust. Kas linnavalitsus on ebausaldusväärne? Kas ta ei olegi enam trendikas? Äkki, kuidas see nii on, et me linnavalitsusest, mida linnakodanikud on ju tegelikult endale valinud. Mina olen saarlane, kuigi Tallinnas sündinud, seetõttu ma räägin nagu teistest. Linnakodanikud on endale valinud valitsuse, aga meile on see suureks takistuseks ja meil on hea meel, et me saame alustada detailplaneeringuid ilma linnavalitsuseta. Siin on ka mingi jama nagu sees. Seal ei ole tegelikult vastuolu. Ja kes see meie on, kellest siis sa räägid? Ja meie räägime siin. Ma selgitan. Selles, et linnavalitsus kindlasti jätkuvalt on väga trendikas ja ma loodan, et eriti trendikas on ta septembris ja oktoobris. Aga see nii-öelda küsimus on siin selles, et planeeringu algatamine ei ole haldusotsus.
see on menetlustoiming. Ehk et seda menetlustoimingut saab teha ka linnaplaneerimisamet ning kõik muud tegevused selle käigus, avalikkuse teavitamine, erinevate osapoolte kaasamine, see kõik jääb toimuma täpselt samamoodi. Linnavalitsusel ka seadusest tulenevalt on oluline või ja selles mõttes, et juhul kui tegemist ei ole üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, kui tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, siis see peab läbi minema nii linnavalitsusest kui ka volikogust. Oluline siin ongi see, et kui me toimime üldplaneeringuga kooskõlas, siis see koht, kus linnavalitsuse otsus muutub oluliseks, on see, kui planeering võetakse vastu. Ehk et on tehtud ettepanek, seda on menetletud, seda on koostatud, detailplaneeringu lahendus on välja töötatud ja siis, kui see planeeringu lahendus on välja töötatud, mis on kooskõlas üldplaneeringuga, siis vaatab linnavalitsus sellele otsa. Terve hulk ehitusõigust tegelikult Tallinnas ja ka igal pool mujal väljastatakse projekteerimistingimustega, mis samuti on, neid saab väljastada siis, kui ollakse kooskõlas üldplaneeringuga, mis linnavalitsusse mitte üheski menetlusetapis ei puutu. Et neid selles, et linnavalitsus kindlasti jätkuvalt on aktuaalne, aga väga oluline on see, et linnavalitsus neis kohtades, kus tegelikult need suured otsused on juba tehtud. Ehk et me oleme kokku leppinud, kuidas me siin piirkonnas ruumilise arenguga edasi lähme, et linnavalitsus ei topiks oma nina igasse pisiasja. Sellepärast, et siis täpselt hakkab tekkima see nii-öelda kurnav bürokraatia, see mittevajalik bürokraatia, kus me nii-öelda, kus aega lihtsalt nagu kulub, sest ma olen täiesti nõus siin Reginaga, et ma arvan, et me kõik tegelikult arvame, et bürokraatia on vajalik, aga ta on vajalik nii-öelda mingisuguses määras selleks, et avalik huvi saaks eesmärgipäraselt ja otstarbekalt kaalutud. Aga tuleme, mina tahaksin selles mõttes, et seda võiks küsida linnavalitsuse pressikonverentsil. Tuleme teemasse tagasi. Linnavalitsus. Ikka. Sest ta isegi kordas enne. Ma tuleks ikka ennem seda, kui see pressikonverents algas, tuleks tagasi selle küsimuse juurde. Palju huvitavam küsimus, et kuidas see kaasamine ikka käib. Ja minul täpselt seda asja läbi mõeldes, nüüd tuletage meelde, millest Madli rääkis, et kuidas see kaasamise protsess on või millest sina rääkisid. Ja see, ma panin endale ka selle vana miks, mida ja kuidas küsimuse. Et kui üldse, miks me üldse midagi muutma peame, ja siis on, mida me muudame, kui me teame, miks, ja siis kuidas, ja siis tõesti arutelu on üldiselt algab seal, kus on kuidas. Et keegi välja mingi planeeringu, aga see on juba, miks on vastatud, mida on vastatud ja kuidas on ainult järele jäänud. Ja ma lihtsalt võtaksingi, see ei ole arhitektid või ei ole seotud linna bürokraatiaga. See, miks on vastatud enne arhitekte, sest arendajad teavad, miks. Mida on vastatud enne arhitekte, sest nad teavad, mida nad tahavad sinna teha ja kuidas tuleb arhitekti lauale. See on tihti peale. Planeerijatel on see need vastused natuke varem. Aga see planeerijad on nagu üldisemad. Nii et kui rääkida sellest, et arhitektid loovad meil ruume, siis tegelikult ongi õigeaegselt tagasi tulla ja tõmmata ka arhitektid sinna algusesse, miks me peame muutma ja mida me üldse muutma peame. Et see, ei oli keeruline, aga põhimõtteliselt peaks tulema sinna algusesse tagasi või nagu Tallinna Sadama või kogu selle mere ääre juurde tulla, siis miks me üldse peame muutma seda Kasesalu või, aga miks me üldse peame Linnaalli muutma ja siis tuleb, et mida me seal muudame ja siis alles, kuidas me muudame, aga me kipume kõik küppama sinna kuidas ja siis kaklema ja vaidlema seal, kuidas see peaks olema. Ja see on keeruline. Veel keerulisem on see niimoodi inimesele tänavalt, kes ei valda protsessiloogikat, kes ei valda valdkonda, kes ei valda teemat, rääkida millestki muust, et tal on alati võimalik öelda, et mulle ei meeldi need aknad ja mulle see tänav on ikka kitsas ja midagi on valesti, aga väga raske on nagu ennem asju arutleda või seesama küsimus, et nad ei oska vastata küsimustele. Jah, ma olen hästi nõus sellega ja mõtlen, et see, mida meie tegelikult, mis on nagu minu huvi väga palju olnud viimased 3 aastat seal linnavalitsus ongi tuua lihtsalt rohkem infot, mille alusel me saaksime üldse need eesmärke täpsemalt või küsima neid küsimusi. Et just see, et mis on see, kus me üldse eksisteerime, mis on üldse näiteks eluaseme kättesaadavuse seis Tallinnas, kus millised inimesed elavad,
kuidas me tegelikult näeme Tallinna ka rahvastiku muutusi. Kas rahvastiku arv kasvab, kas see väheneb, kus ta kasvab, kus ta väheneb, kus ta vananeb, kus ta nooreneb. Tegelikult linnas toimub nagu mega palju protsesse kogu aeg ja need inimesed erinevates kohtades käituvad erinevat moodi. Aga meil puudub nagu tegelikult teadmine selle kohta ja me hakkame ainult pihta sellest küsimustest, et kuidas. Et millised kõrgused, millised mahud, kuhu, kas insolatsioon annab välja, siis me jõuame suhteliselt sellise ma ütleks, piiratud lahenduseni. Ma võtaks selle arhitektide kaasamise või arhitektide lahenduste juurde toomise siia, et päris huvitav oli vaadata teisel korrusel Olümpia ehituse näitust ja ERR-i arhiivi klippe sellest, kuidas räägiti juba, ütleme, seal oli 70ndate klipid, kuidas räägiti, mis siia tuleb. Et see arutelu on tegelikult, võiks öelda, et lõputu küsimus on, kas me jõuame ka tulemusteni ja millises mahus me tulemusteni jõuame. Et arhitekte on kaasatud, ja teine mõte veel see, et kui me räägime nüüd viimasel ajal väga palju ühiskonnas rahatarkusest, et siis see ruumitarkus, mille juurde sina ka, Madle, jõudsid, et ruumitarkus on tegelikult inimestele sama oluline, et nad oskaksid hinnata ja väärtustada seda ja küsida seda ka, et milline see ruum tegelikult, kus me oleme, võiks olla. Aitäh, meil oli publikus vist üks käsi veel. Mul jäi kõrva teie ütlus sadama poole pealt, et hoolitsete kõigepealt selle eest, et kõik reisijad, kruiisireisijad võimalikult kiiremini sealt välja saaks ja pärast kiiremini tagasi. Aga me teame, et teiselt poolt on ju vanalinna elanikud ja üldse Tallinnast hädas, et on uputus vanalinnas. Et ju läheb juba ja kui kruiisiturism uuesti nii-öelda oma normaalsesse kõrgusse tõuseb, siis seda hullemaks see kesklinn nagu läheb, et kas me peaks hajutama. Ehk teiste sõnadega, kas te võiks mõelda või me koos mõelda, mida pakkuda just kruiisisadama piirkonnas, milliseid rajatisi, milliseid võimalusi, et osa kruiisireisijatest, kes ei viitsigi bussi peale minna, vaid jalakäigu kaugusel midagi teha, mida ja kuidas seal pakkuda. Just. Aitäh, väga hea küsimus. Tegelikult see mõte ongi, et praegusel hetkel need turistid läbivad lihtsalt selle tühermaa võimalikult kiiresti. Aga meie eesmärk on pakkuda neile seda ruumi juba enne vanalinna jõudmist ja kas nad üldse sinna vanalinnagi jõuavad. Me siin Eesti Kunstiakadeemiaga teeme ka koostööd, et seda sama kruiisituristide voogu ka hajutada. Tegelikult on Tallinnal veel väga-väga palju rohkem pakkuda külalistele, et tuleb olla nutikas, leida need üles, teha ise rohkem kodutööd. Ka noored tudengid, uurijad, kõik on pakkunud selliseid huvitavaid lahendusi. No, ütleme, üks siin teekond oli just ümber vanalinna. On väga-väga palju skulptuure, kui palju me neid isegi teame, et teha selle sama päevaga ring ümber vanalinna, me räägime bastionaalvööndist näiteks, et neid tegelikult selliseid teekondi on väga palju lisaks meie kallile vanalinnale. Just, täpselt, ka tegevuste pakkumisest, täpselt. Ja aitäh. Ja, et mina mõnes mõttes ja võib-olla jätkaks sellest Ülari repliigist, sellest vabaduse tundest. Ja mulle tundub, et nii nagu me viimastel aastatel kuuleme seda, et linn tuleb tihedaks ehitada ja kõiki asju tuleb ehitada, kujundada ja kureerida. Et siin on nüüd nagu tekkinud mingisugune mõisteline ja väga häiriv vastuolu. Et me põhimõtteliselt võtame niisuguse looduslike alade potentsiaali ära ja siis me kujundame nendest uuesti nii-öelda kastipargid, eks ju, või mingid muud totrused. Ja siis me ei saa aru, mida vaikuse ala tähendab ja mida tähendab selline
funktsionaalselt toimiv rannaala, kus isegi toimub mingisugune põhjavee nii-öelda taastumise või pinnavee puhastamine või mingid muud geoloogilised protsessid saavad nagu toimetada nii, nagu nad peavad. Ehk et tegelikult mu võib-olla nagu lühem kokkuvõte sellest murest on see, et võib-olla me peaks natukene vähem võtma seda niisugust mitšuurinlaste nagu afekti oma tegevuses vähemaks ja laskma nendel aladel natukene ise kujuneda ja jätta neid rahule, et siis tekib see inimestel ka see igavusest, heas mõttes igavusest alguse saav mingis mõttes loomingulisus. Et me ei pea kõiki asju ära nämmutama, kõike ära asfalteerima, kõike kaste valmis ehitama, kõike Disneylandi atraktsiooni looma ja kõike küsima, et mida te veel tahate sinna, et mis kaste te veel tahate ja mis rattaid te veel tahate ja vilesid ja tulesid. Et selles mõttes selle 7 kilomeetri sees on tegelikult see Tallinna Sadama ala võib-olla ainukene veel sellise potentsiaaliga piirkond, kus võiks täiesti teadlikult päris palju pühendada sellele vabadusele nii-öelda. Aitäh. Aitäh. Tohib, ma vastan kiirelt. Olen nõus ja päris ei ole nõus ka, sest ma arvan, et linna tihendamine on ainuõige viis tegelikult, ainuõige lähenemine, eriti kesklinnas. Ja ma sain aru, et võib-olla mõtte algus algas sellest, aga okei, tihendamine on ju. Küll aga see ei saa olla, ma arvan, mingi ühtlane vaip on igal pool, vaid meil on seda vaheldust vaja. Siin oli ka mitmekesisusest juttu. Ja et kui mina saaks nagu soovida ka selle arendustele, et siis see oleks võib-olla see, et ehitada välja iga teine objekt kõigepealt ja vaadata, et mis võib-olla järgmises etapis tuleb neid vahele sinna midagi juurde ja nii edasi. Ja üks jällegi nüüd logisauna mütsi pähe pannes, üks meie tegutsemise tähelepanekuid on olnud, et väga väike investeering, nagu see logisauna ehitis on, võrreldes paljude teiste suurte, kõrgete pärismajadega, on ju betoonist, kivist, kõik püsivad, et nagu see efekt, mis selline meie majakene on võimeline inimeste eludes korda saatma, kõik need meie saunalised, kes ütlevad, et see on muutnud nende jaoks seda, mis Tallinn on, kuidas siin Tallinnas elatakse. Et see efekt nagu võrreldes selle investeeringuga on niivõrd palju suurem kui ühel suurel kontorihoonel, ma ei tea, mis see Arteri keskus või mis see Liivala ääres on, kui sellisel hoonel. Et hästi huvitav õppetund enda jaoks. Ja aitäh. Meie aeg hakkab otsa saama, aga võib-olla siis lõppu midagi positiivset, võtame kuidagi selle kokku. Et ehk mäletate isegi, et 10 aastat tagasi, aastal 2015 toimus avalik ideekorje Tallinna Merelinn. Mäletan isegi osalesin seal, mõned ideed saatsin. Ja mida siis sooviti? Et esiteks, et mere äärde saaks lihtsamalt. Unistati kergliiklustest. Sooviti näha välijõusaale, sündmuste lava, sauna, grillimiskohti ja täna siis tegelikult võime ju öelda 10 aastat hiljem, et meil juba mingid asjad on valmis, et kui me räägime logisaunast, kogukonna sauna näol on ka täitsa teistsugune saunakultuur Igloo sauna poolt, on Beta promenaad, on kruiisiterminali promenaad tasuta mänguväljakuga ja on ka uus trammiliin number 2 näol, mis on siis tegelikult ju väga lähedale, toob inimesed merele. Et tundub, et 10 aastaga just tegelikult on tehtud ju päris palju ja nüüd ma võib-olla küsikski teie käest, et mitte kui spetsialistidelt, et kui linnakodanikelt, et mis te nagu mõtlete, et mis hetkel siis veel karjuvalt puudu on või kas mingi prioriteet, mis 10 aastat tagasi tundus just kui must, et on see midagi muutunud, et mis on see järgmise 10 aasta perspektiiv? Kas ma võin öelda? Kui linnakodanik. Kui linnakodanik. Ja selles mõttes, et ei ole minu jutt muutunud viimase 20 aasta jooksul. Sest kõik need teemad tegelikult, millest me siin räägime, on ju väga vanad ja ei tule kellelegi uudisena. Et mulle tundub, et kõige suurem asi, mis takistab inimesi mere äärde minemast, ei ole siis see näiteks, et seal on tüherma. Ma arvan, et see on jumala okei, kui kuskil on tüherma.
kõige rohkem inimesi takistab ka näiteks vanalinnast välja liikuma, siis see, et nende teele jäävad suured ja ebamugavad liikluspinnad, kus inimesed tunnevad ennast lihtsalt halvasti ja nad intuitiivselt, isegi kui nad teadlikult seda ei tee, kui uuringud näidavad, inimesed intuitiivselt väldivad need, kes liiguvad jala. Ehk et ma arvan, et see Tallinna mere ääre kasutatavus ei sõltu tegelikult sellest, kuigi Tallinna Sadamal on see kindlasti oluline, et kas need planeeringud kuskile jõuavad või ei jõua, see sõltub sellest, milline on merepuiestee, milline on Ahtri tänav, nii nagu tegelikult see, kas me turistivooge suudame hajutada või mitte. Ma arvan, väga palju sõltub sellest, et milline on bastionaalvööndit neist nii-öelda väga väärtuslikest puittasumitest eraldav tänavaruum. Sest ma näen väga olulist mõju, minu üks, ma arvan, et mulle isiklikult kõige olulisem asi, mis mina linnavalitsuses sisse ära teinud, on siis see, et, ja millest ma olen ka rääkinud, ma ei tea kui pikka aega, on see, et Nunne tänavalt Balti jaama saab ilma maa alla minemata. See on nii väikene asi ja see on nii tohutult muutnud seda, kui palju inimesi jõuab Balti jaama. Et see lihtsalt sellest nagu vanalinnast, see on täiesti müstiline, kuidas inimese pead toimib, ja sellepärast ma soovitan mitte inimestega rääkida, vaid vaadata, kuidas nad käituvad. Sest see annab palju rohkem infot ja on näha, et kuidas see nii-öelda jõudmine Balti jaama, ma arvan, et see on 10 kordas kasvanud. Telliskivi külastatavus ei sõltu sellest, kui häid kampaaniad need teevad, vaid sellest, et inimestel on nüüd võimalik sinna jõuda. Meremuuseumi külastatavus täpselt samamoodi. Ehk et ma arvan, et kõige olulisem asi, mis me saame teha, on see, et me muudame neid liiklusruume seal ja eelkõige just seda, et inimesed, kes liiguvad jala, suudaksid mugavalt ühest kohast teise saada. Praegu näiteks ma ei ole sattunud isegi siia sellesse uude, siin ju tehti mingisugune see merepuiestee mingisugune muudatus, trammide ehitati, vabandust. Aga see perspektiivis on ikkagi jätkuvalt nii õudne, et mind nagu väga siia ei kisu, et sinna siit saada sinna sellesse, väga hea näide jälle, vabandust, ma räägin liiga pikalt, aga kui mul on siit vaja saada sinna nii-öelda päästetee on siis tekkinud, sellepärast, et okei, ühele poole jääb see Porto Franco skelett, on ju, aga sealt läheb nagu läbi tänav, mida pidi on nagu võimalik normaalselt jalutada, mis tähendab seda, et mulle siit linnahalli juurde nagu jala käimine on juba nagu, ma olen võimeline seda tegema, mööda merepuiesteed ju, vabandust, kohutav. See oli väga emotsionaalse linnakodaniku siuke peegeldus. Aitäh. Et mind nagu huvitab, et kas Tallinna Sadam on kuidagi enda jaoks ka selle ambitsiooni ära sõnastanud, et mida ta seal näha tahab, et mis see sadamapoolne ambitsioon on, et ma saan aru, et see ei ole nagu lihtsalt mingi niisugune hästi tulemuslik kinnisvaraarendus, mida ta ka kindlasti on, aga äkki te olete kuidagi nagu pannud omal mingisuguse niisuguse kõrgema sihi. Ja teine asi, mis ma tahtsin kommentaarina öelda, et mulle kunagi väga meeldis Londonis, kui Thamesi äärde oli, enne kui seal olid need suured arendused, siis nad olid sinna pannud selliseid ajutisi, ütleme paviljoni putkasid, seal olid tudengite suur paviljon, seal kes kõva pidu ja värk ja see oli nagu hästi põnev, siuke vaheetapp, et võib-olla neid tühermaid ei pea hoidma ikkagi nii tühermaadena kuni lõpuni välja, kuni selle viimase ehituseni, vaid neil võiks leida ka mingeid vahekasutusi, et ma saan aru, et tegelikult see iglusaun natuke on see, et kas ta nüüd sinna kui 50 aastaks jääb päris, aga midagi sellist võiks ju soodustada rohkem, et inimesed harjuks seal käima ja need võib-olla toovad ka välja selle, mida sinna oodatakse. Aga jah, ma küsin seda ambitsiooni küsimust, et Ja, meil on laiem ambitsioon ja sadamana tegelikult oleme me ka Eesti suurim turismivärav. Et meie jaoks on oluline, et see tulevane linnaruum on külalislahke, mitmekesine. Me näeme seal väga palju reisijaid, aga me näeme seal tegelikult vähe kohalikke inimesi. Et eriti
kui ma nüüd vastan ka küsimusele, et ma tunnen puudust inimestest talvisel ajal. Et suvel on kõik ilus, kena, jalutatakse mere äärde üle parkimisplatside, mis on ebamugav, et see linnaruum võiks olla palju-palju parem. Aga talvel on see koht ikkagi küllaltki elutu ja tühi ja inimesed ei ole harjunud seal käima. Et selliseid tegevusi on tarvis rohkem ja veel teisele küsimusele vastates, et jah, ajutiselt on meil olnud seal ka klubi Laine näiteks, siis tuli COVID peale ja nad kahjuks lõpetasid tegevuse. Praegusel hetkel on mitmeid suuri sündmusi planeeritud ka meil sellesse suvesse, just sellel põhjusel, et lauluväljak on kangesti hõivatud sellel aastal, et siis tegemist on alaga, kus saab neid üritusi teha, et selle kohta on info ka meil kodulehel üleval, aga noh, ütleme nii, et see huvi ei ole ka võib-olla nii suur olnud nende ürituste korraldamiseks, et me oleme väga palju seda ka välja pakkunud, seda korraldamise võimalust ja seda ala just, et ka siinkohal jah, on selline küsimus, et kas või mingi no ütleme noorte rulakeskus või mingid väiksed hüpekad teha seal või midagi, et mingisugune asi seal nagu käima panna. Et see ei oleks nagu selline ühekordne üritus lihtsalt, vaid et see oleks nagu pikemaajalisem tegevus, sest et 9 aastat on teil see detailplaneering läinud, ega nüüd see ehituseks läheb kindlasti 5 aastat veel vähemalt. Et siinkohal ka meil on neid mõtteid olnud ja mõned on ka realiseerunud, aga tihtipeale paviljonide puhul ka me ikkagi takerdume jälle dokumentatsiooni taha ja ehitusõiguse taha, et paraku jah, ei ole õnnestunud, et projekteerimistingimuste läbi isegi mitte, nii et oleme katsetanud, oleme eitavaid vastuseid saanud, nii et on mõned tundub projektid. Tõesti uskumatu, isegi logisauna me saime püstitatud sinna. Aga jah, kahjuks me ei ole saanud, et on. Kas ei tea, mida küsita? Tuleb täpsustada. Ja alale laiemalt minu meelest ka linn ise tegelikult pöörab päris palju tähelepanu, et nüüd juunis tuleb see linnaruumi festival, mille käigus rajatakse veel miskeid noortele ja valgustust ja radu ja sellist täpselt poolajutist infrastruktuuri, mis seda ala veelgi asustab. Ja samamoodi tegelikult ju see, ja selles mõttes heas koostöös Tallinna Sadamaga ju see, ma isegi Tallinna Sadama ajutine promenaad või mis iganes selle asja nimi on, mis siis linnahallist Tallinna Sadamani läheb, et seda me ka ise oleme linnana väga aktiivselt oleme ka ajanud. Ja Tallinna Sadam väga hea meel on, et on kaasa tulnud, et linnana me väga toetame ja ka nii-öelda kõigi nendest tehnilistes küsimustes, mis tähendab siis läbi joonistamist või just seda nagu nii-öelda inimeste suunamist selle linnaruumi kasutuse juurde, et selle promenaadi puhul ju tõesti see lahendus tuli linnaplaneerimise poolt. Aga kas me võiks naasta selle 10 aasta unistuse soovi juurde? Sest mul on küll hingel midagi, mind on jäänud painama üks lause, mida ütles hiljaaegu üks Mereakadeemia õppejõud, et eestlased on mere äärerahvas, aga mitte mererahvas. Et minu jaoks oleks väga huvitav, kui me 10 aasta jooksul jõuaks võib-olla mingile arusaamisele mõttele, et mida see tähendab ka kesklinna, nagu linna keskkonna mõttes, et eestlased on mererahvas. Täiesti nagu õhku visates selle mõttesuuna. Ja siis on mul ka hästi lühiperspektiivi soov, vajadus, minu meelest sellel alal on vajadus. Pühapäeval tuli just päästeauto sinna meie kanti välja, sest noored tegid lõket seal Metsasalus, tassisid väga suuri ronte sinna lõkkesse. Meil oleks vaja sinna avaliku lõkke paika, sest üks on umbes Pirital, üks on Pikakaris. Ja ongi, kui mul ei ole võimalust
avaliku ruumi tegevust kuskil teha, siis ma mingi hetk muutun vandaaliks. Võib-olla päris kergesti. Meenutab ka ühte artiklit, lugesin, mingi põllumeeste ajakiri oli, et Tartu linnas seal kesklinna kõrval, no ütleme kuskil raadil on vist keegi viimane põllumees, kes peab oma põldu seal ja ta oli heina teinud, jätnud ööseks need heinapallid sinna, hommikul tuli, et need ära vedada ja keegi nüüd sassi ajanud. Et jällegi minust kellelgi oli igav ja tema ajaveetmine muutus teise jaoks vandaalitsemiseks. Et praegu meil see mereäär täpselt on see koht veel, kus võib-olla saaks ka teha tõesti väga suurt lõket. Ja aitäh, nagu ma enne mainisin, et tõesti üks unistus inimestel ju oli grillimiskohad, et sinna me ei ole jõudnud veel. Ja Ülar, soovid ka midagi? Mul on 3 tükki tuli, ühe võtsid sa mult juba ära. Millise neist? Selle merejutu, aga ma võin selle lühidalt lihtsalt täiendada, et minu arust on ka see küsimus, et kui nüüd mereäär on, siis see peaks olema mereline tegevus mingisugune ja ma arvan, et meil on ruumi veel mingisuguses vormis sadamatele, mis võib-olla, kui need on seotud linnaga, siis see oleks vähem kommertslik, vähem suletud, kuigi Noblessner on väga avatud, eks ole, ja töötab. Aga et linnali juures on selleks ruumi ja ma arvan, pikemas perspektiivis on see väga õige koht selleks, et seal oleks mingisugune mereline tegevus, seal on võimalik lainete eest kaitsta tegevust. Ja muud merega seotud tegevused. Siis üks asi, mis on, et ega ikka tegelikult Rusalka juurest mööda Pirita teed tulla, siis väga tore ei ole jõuda kuhugi sinna Noblessnerini. Siin vahepeal on ikkagi väga kole. Ma elasin mitu aastat seal Patarei tänaval ja vaatasin aknast välja, kuidas inimesed jooksevad ja käisin ise ka jooksmas. Üks hetk ma sain aru, et ma ei teinud mitte ühtegi korda ei jooksnud siia poole, vaid ma jooksin alati Noblessneri poole. Ja siis mõtlesin, et miks? Ja siis jooksin ühe korra, siis ma olin väga üllatunud, et ma jõudsin välja kuskile Rusalkani, sellepärast, et tegelikult on see väga lühike maa, et teistpidi sinna, lihtsalt väga ebameeldiv. Siit tulla ükskõik mis, aga väga ebameeldiv. Need, kes elavad siin pool, muidugi eks nendel pole midagi teha, need jooksevad siis Pirita poole või mujale või kõnnivad. Sama jalgratas, jooksmine, kõndimine, mis tahes, ühed tegevused kõik. Ja olidki need ja kolmandad, ma ei mäleta mingit... Võib-olla ma lihtsalt toetaks natuke seda Margitit, et kuidas need suured visioonid ja mõtted ikkagi, mis need teilt oleks. Ma tahaksin õigus, 3. oli see, mul lihtsalt selle sadamaga tulid meelde soomlased, keda ma imetlen. Esiteks meil võiks olla rohkem rahu, ärme rabele, rapsi, sõima ja vaena. Ja ka isegi mõnes mõttes kiirusta, et seda kõike saab läbi mõeldult ja rahulikult ja arutleda ja siis teha, kui on asjad on selged. Ja see ei kutsu üles veel pikemalt menetlema teie planeeringuid. Aga ma arvan, et siin pigem tähendab seda, et mõtlemist tihendada, mitte seda, et venitada, vaid seda intensiivsust võib-olla saab tihendada, seda mõtlemistegevust, et ikkagi käia läbi siis need veel suured visioonid, käia veel väga pikaajalised visioonid, et mis on 50 aasta pärast, mis on 10 aasta pärast, mis on 5 aasta pärast. Ja neid keerutada spetsialistide, inimeste kõigiga lihtsalt rohkem, neid peaks tegema, sest see ala on nii suur, et ma ei tea, vaatate kaardi pealt mõõtke, kui suur see on nagu terve vanalinn. Me ei saa siin laua peal küsida, et mis te arvate tervest sellest alast, mis on Toompea, Allinn, kõik veel, Vabaduse plats, kõik. Seal on umbes 4000 erinevat kohta või aspekti ja me ei saa seda ühe ideega teha, et kuidas, tegelikult on see mõtlemine tähendab mingit protsessimist, et kuidas tükkideks jagada, kuidas neid tükke manageerida, kuidas seda protsessi juhtida, kuidas neid anda erinevat jumala pärast mitte 3 erinevale väga andekale büroole. Neid peaks olema 50 andekale büroole, eri nurgad, ühesõnaga nii edasi, et kuidas see asi toimuks, on tegelikult unistus on protsessist. Võin toetada sind, et see protsess on käimas juba aastaid linna arhitektidega, et jah, seda mõtlemist on ja tegelikult see ruum, nagu välja tuli, on kohati ka ebamugav läbida, et siiski ka tulemusi oleks tarvis näha lisaks sellele, et ainult arutada, mõelda aastakümneid ja arutada ja mõelda uuesti, et tegelikult ju me tahaks seda kõike ka ise kogeda ja näha.
ja aitäh, et ma tahaks ka loota, et me oleme oma kaasamisega õiges etapis, et ei ole liiga hilja, et midagi pole veel kivisse raiutud, kõik saavad oma ideid pakkuda. Ja kes täna ekskursioonil ei osalenud, siis ma väga soovitan, et me teeme regulaarselt sadama alal selliseid tutvustavaid ekskursioone, sellepärast et enne kui midagi arvata või ettepanekuid teha, tuleks ikkagi see ruum läbi tajuda, tunnetada, et niimoodi puusalt võib-olla ikkagi neid ideid niimoodi päris ei tule, et tänasel päeval tõesti neid sadama asumil elavaid inimesi on ju vähe, et selles mõttes neid ideid ei saagi meil nii palju tulla, aga me ootame ka tõesti, kui teie, kui koerajalutajad, lapsevanemad, tõesti erinevad sihtrühmad, et me soovime tõesti väga eriilmelist seda linnaruumi kujundada ja siin meil oleks teie abi vaja. Aga ma väga tänan kõiki paneliste, kõiki kuulajaid ja täna selles mõttes oli väga värskendav arutelu, et panite tähele, et ühtegi ekraani ei olnud. Et pole kaua selliste üritustel käinud, aga need visuaalid on meie kodulehel kõik üleval, vanasadam.ee, et soovitan vaadata, et võib-olla see jutuga ei tule nagu välja, et mida me siis sinna kõike planeerime. Et ma ise ka väga ei oska selliseid jooniseid lugeda, aga tõesti need videod ja visuaalid on, ma arvan, ilmestavad seda, mis võiks seal tulevikus siis olla. Ja ma arvan, et panelistid kohe äkki ei jookse ära, et kui kellelgi on veel mingi küsimus, mis jäi südamele, siis saate veel küsida. Aga aitäh teile kõigile!